Tere tulemast Tallinna Ühisgümnaasiumi perele. Siin on õpilased, õpetajad, koolidirektor, lapsevanemad ja sõbrad. Jälle on jõuluaeg ja meil on suur rõõm tervitada teid Oleviste kirikus. Nendel jõulutel ma loen teile jõuluevangeeliumist 10 salmi. Ja kui nüüd mõni küsib, mis asi on evangeelium, siis nii palju selgituseks, et evangeelium on kreeka keelest pärinev sõna, mis tähendab head sõnumit ja rõõmu sõnumit. Evangeeliumit on loetud 2000 aastat, alguses pärimuslikult suust suhu, aga hiljem kui kirjutamine, trükkimine arenes, siis ka kõikide piibliraamatute ja muude trükivahendite kaudu. Ja see kõlab nii Luuka evangeeliumi 2. peatüki järgi. Ja neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Naatsaretist üles Juudamaale, Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt. Et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapse ootel. Aga nende sealoleku aeg sai täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja, mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid aga seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Ja issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, sest teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Aamen. Tahan rõhutada, saage ka teie täna sellest rõõmust laulus kaasaelamises osa, mida ingel kuulutas karjastele, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale. Ja kui te hoolega kuulate, siis mitmetes nendes lauludes on ka see sõnum täna teieni mitmel korral veel jõudmas. See oleks minu poolt kõik. Õnnistatud jõulukontserti! Gloria
Jõulutahe killuke kõrgel taevas kumab, päkapikk see tilluke läbi lume sumab. Kas sul ikka veel on tööd, täna mõtle muule, tule parem enne ööd meie jõulupoole. Sina avad naginal kõiki ukselinke. Tule, meie kuuseal on ka sulle kinke. Kui sa näitama ehkend kuidagi ei harju, poe siis peitu kullavend meie kuuse varju. Meil on jõulupuhtad toad, kõik on ootel valmis. Puu on ehtes laual road, sõnad kindlalt salmis. Kui sa kardad jõulumeest või on hääl ehk ähe, õpin ise sinu eest luuletuse pähe. Sõnad, samad soovid, ometigi tundub kõik on uus. Uued on mu lood ja laulud, tundesillad, mille kaudu kokku saame kaunil jõulukuul. Südame hääl juhatab teed, taevas on tähed, valge on maa. Ootuse rõõm otsa ei saa. Südame hääl juhatab teed, tuhanded tähed ja üks minu sees. Mineku rõõm, ootuse rõõm, jõulud on need. Igal aastal samamoodi, samad sõnad, samad soovid, küllap juba sajad. Aga lumel uued sammud, uuemad veel nende kannul, muutub aeg jääb samaks
üks minu sees, mineku rõõm, ootuse rõõm, jõulud on need. Südame hääl juhatab teed, taevas on tähed, valge on maa, mineku rõõm, ootuse rõõm, otsa ei saa. Südame hääl juhatab teed, tuhanded tähed ja üks minu sees, mineku rõõm, ootuse rõõm, jõulud on need. Vanasti kui kuuske tehti, temale ei tehtud lehti. Lehed olid jälle otsas, olid muude puude otsas. Lehed olid jälle läbi, okastele jäi ja käbi. Lehed, kus suviti on lehtes, sügiseti pidu ehtes. Kuusk on ikka igi haljas, eales ta ei ole paljas, ta ei oska lehtida, hea on kuuske ehtida. Kuusk on ikka igi haljas, eales ta ei ole paljas, ta ei oska lehtida, hea on kuuske ehtida. Vanasti kui kuuske tehti, temale ei tehtud lehti. Lehed olid jälle otsas, olid muude puude otsas. Lehed olid jälle läbi, okastele jäi ja käbi. Lehed, kus suviti on lehtes, sügiseti pidu ehtes. Kuusk on ikka igi haljas, eales ta ei ole paljas, ta ei oska lehtida, hea on kuuske ehtida. Kuusk on ikka igi haljas, eales ta ei ole paljas, ta ei oska lehtida.
uinuvad puud. Sadu viib endaga lendlema neid ja hetk, kus soovida ei mõista muud. Talveöö valguses särelev läik, näol sulamas helbeid ja suul. Helkijate pilvede aeglane käik ja vaikselt, õige vaikselt heljub tuul. Las meid veel kallis olla teen, üheskoos kaunimal talveööl. Las meid veel kallis olla teen, mis lumehelbeid langevaid on täis. Keerlevaid langevaid helbeid on täis, kõik laotus ja uinuvad puud. Sadu viib endaga lendlema neid ja hetk, kus soovida ei mõista muud. Las meid veel kallis olla teen, üheskoos kaunimal talveööl. Las meid veel kallis olla teen, mis lumehelbeid langevaid on täis. Talveöö muinasjutt meiega jääb, kuis lumi see ükskord läheb. Suveöö unenäos mõnikord näen taas lumehelbeid langevaid ja jääd. Järgi ja
armas Tallinna Ühisgümnaasiumi pere. Jõulud on aeg, kui me koguneme siia imeilusasse kirikusse, et kuulata jõulurahu sõnumeid Oleviste koguduse õpetajalt ning laulda ühiselt jõululaule. Jõulud on rõõmustamise aeg. Me tähistame Jeesuslapse sündimist, saame osa pühade imest ning headuse jõust. Jõulud on ka tänulikkuse aeg. Soovin, et te võtaks igaüks väikese hetke ja mõtleks oma lähedastele, pereliikmetele ja sõpradele, aga ka koolikaaslastele ja kolleegidele ning avaldaksite neile kas mõttes või sõnades tänu. Tänu selle eest, et nad on teie jaoks olemas ja teil on teineteise toetus. Jõulud on pisut endasse vaatamise aeg. Soovin, et leiaksite aasta lõppu kiirustamises ja saginas ühe vaikuse hetke, et vaadata tagasi tehtule, olla rahul oma saavutustega ja tulevikule mõeldes ikka unistada. Aitäh, armsad muusikaõpetajad, et olete lastele selgeks õpetanud tänasel imeilusal kontserdil kõlanud laulud. Aitäh, hea Oleviste koguduse pere, lubamast meid siia pühakotta, et saada osa kaunist jõuluaja imest. Ilusat jõuluaega kõigile! Ja palume nüüd siia meie muusikaõpetajad Piret, Aade, Eve, Ode, Kristiina ja Roosi.
meie kontsert hakkab peatselt lõppema, aga jõulukuu jätkub. Järgmisel nädalal on meil jõululaupäev, esimene püha, teine püha ja võtke siit kaasa kõik see jõulurõõm, see muusika. Ma usun, et see puudutas igat ühte, mitte ainult neid lapsevanemaid, kes oma last siin nägid. Tavaliselt nii on, et isad-emad on rõõmsad, aga ka kõik õpetajad ja kõik, kes te olete täna siia tulnud. Jõulusõnum on ka selline, mida me kõik vajame ja mis on tekstis: au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu ja inimestest hea meel. Olgu need jõulupühad rahupühad, kui me kõik oleme kuulnud sõjasõnumeid, mitte kaugele meist, pisut lõuna pool on rinne, kuidas riigid valmistuvad, kaitse-eelarved, aga jõulusõnum on rahu. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu. Ja oleme meie oma mõtetes ja käitumises ka rahutegijad ja mis siin veel oli öeldud? Siin oli öeldud inimestest hea meel, et me tunneksime ka üksteisest head meelt. Teie kooli direktor kõik head soovid ja mõtted andis ka nii tarmukalt ja targalt teile edasi ja mõtelge ka nendele soojadele sõnadele, mida me kuulsime kontserti alguses Luuka evangeeliumist, jõuluevangeeliumi tekstist ja võtke see muusika ja võtke see rahu ja kõik see hea, mis täna on kõlanud, olgu see teid saatmas järgnevatel päevadel, jõuluajal, aga ka järgneval aastal. Seda me soovime siit Oleviste kirikust. Nüüd, kuna me oleme kirikus ka palvetatakse ja kes oskab, me palume selle palve, mida piiblis on Jeesus Kristus jätnud kogu inimkonnale ja see kõlab nõnda, kes oskab, paluge kaasa. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistatud jõuluaega teile kõigile!